eeter, episood 01. Episood 001 siis Eesti Underground läbi aja, ma ütleks selle kohta. See on minu selline väike salane projekt olnud, mille kallal ma olen väheke aega töötanud ja läbi heade inimeste on saanud ka see nagu siis nagu sellisesse vormi. Et mida ma olen nagu mõelnud, et saaks väheke jäädvustada Eesti Undergroundi ajalugu pärast siis Nõukogude Liidu lagunemist 90 aasta keskel või alguse poole, millal see algas siin Eestis ja mind siin sel ajal ei olnud, ma olin sel ajal USA-s, elasin ja kahjuks on mulle see jäänud nagu see algusaastate osa siin päris puudu, ma tulin hiljem 98 ja siis oli juba pidu alanud, diskod käisid ja eks ma siis proovisin ka vaikselt sisse elada ja omalt pool siis nagu sellele underground skeenele ka väike toetust anda ja ühesõnaga oma tegemistega siis nagu vibe ja vibe'i toomine ja vibe'i nagu loomine ja loomulikult siis pärast ka Cafe võitlev sõna, mis muutus pärast Cafe VS-iks. Sellega seotus selle muusikaprogrammi ja selle disaini ja manageerimisega seonduvalt ja siis muidugi loomulikult ma sain tuttavaks ka kohalike DJ-dega nii personaalselt, nii mõnedega Vadja Laharid ja DJ Taipod ja Meri, Julm ja teised ühesõnaga Dave Storm muidugi, et olid sellised esmased tutvused minul, pärast tulid ka teised ja läbi aastate mul on olnud väga huvitavaid seiklusi, kogemusi ja üleelamisi ka loomulikult seonduvalt ürituste ja ettevõtmistega selles valdkonnas ja viimased aastad ma ei olegi nii aktiivselt enam nagu olnud selles välja mängimas oma muusikat, aga muusikaga olen tegelenud siiamaani. Et see muusika ongi see olnud selline tegelikult sellise 30-aastase protsessi puhul üks väga tugev kandvaid jõude minu sees olnud, mis üldse mind ajandeski DJ-ks hakkama oli loomulikult muusika. ja selle esmaavastused loomulikult New Yorgis loomulikult olid täielikult out of this world minu jaoks heliliselt, et ma sain aru, et ma ei teagi üldse nii väga muusikast midagi, pole kuulnudki midagi sellist aga selle liikuma paneva jõud ja tantselusi ju see, mis ta elujõudu kuidagi kõnetas väga sügavalt, nii et see house muusika ühesõnaga mina klammerdusin tema külge ja tema klammerdus minu juurde või vastupidi, kes seda teab, igatahes jah, see on olnud minu nagu selline üks valdkondadest, millega ma olen nagu läbi elu tegelenud, on siis ka siis muusika kogumine, ma ütleks pigem ja loomulikult ka siis esitleme DJ-na. Ja selle podcasti mõte mul oligi seda ajalugu siis 90 aastat alates vaikselt nagu kokku korjama hakata läbi siis oma nende tuttavate vanade DJ-de ja võib-olla ka nende, keda ma ei tunne, kellega ma ka rääkinud ei ole, eks, et siis väga hea meel oleks, kui ma saaksin teiega nagu rääkida ja teiega tuua see ajalugu, mis võib-olla mina ei ole nagu leidnud, et kui ma läksin internetis, ma avastasin seal mingid ajalehe kajastusi muidugi, aga see ei ole päris see, et ajakirjanik küsib DJ-lt või promootorilt või peokülastajalt midagi või küsib inimene, kes on selle valdkonnaga väheke seotud on olnud, siis on see väheke erinev diskussioon, et ma nagu väga olen huviga ootan neid saatekülalisi enda juurde, sest et minu jaoks on see väga põnev, sest et minul nagu see esimene osa on täiesti kaduma läinud, et ma ainult mõned korrad olen kunagi rääkinud kellegi, aga eks nüüd aega mööda ka läinud, väheke vanus ka tulnud ja siis vastavalt sellele loomulikult kõik meeles ei ole, aga tahaks jäädvustada, kuna vaatan sellega kõik ikkagi ütleme, kus on olnud sellist tegevust, siis ikkagi tegeletakse selle jäädvustamisega, dokumenteerimisega ja pannakse see kuskile mingil määral sellise tallele, et oleks kõigil nagu arusaadav, kus algasid need esimesed peod, kus algas üldse kogu see meie kuidas meil oli see, meil oli teistmoodi, meil ei olnud tehnikat sellel ajal saada eriti, meil ei olnud plaadimängijad, diiselid eriti saada, plaadipood ei olnud ka eriti, et see, kui mina
privileegitu nagu väheke alustasin oma karjääri New Yorgis ja nagu LA-s võiks öelda mingil määral ka, et siis nagu seal oli nagu mul muusikavalikut palju, tehnikavalikut palju, ainult ole mees ja raha. Osta on ju, kui sul raha on. Aga siin seda ei olnud, kui ma tagasi tulin, siin tõesti ei olnud seda plaadimängijad, sa pidid kuskilt tellima, plaate sa pidid kuskilt tellima, siin oli 2 plaadipoodi sellele Kosmos Kontroll ja vist Lasering tuli väheke sipa hiljem, kui ma õieti mäletan, võib-olla on see väheke niimoodi ja Andres Melts oli seal Lasering vist, kui ma pärast Kosmos Kontrolli võib-olla eksin ka seal võitleva sõna kõrval. Igatahes ja see oli nagu teistmoodi, täiesti uuesti hakkas pärast sellist sotsialistlikku korda, siis muutusime kapitalistlikuks, järsku pidime hakkama ja siis hakkasid tegelikult eraettevõtlust, tiised olid eraettevõtted teatud mõttes ja julged ettevõtjad, kes otsustasid riskida oma rahade ja vaeva ja igiga ja kõige muuga, et pidusid teha lihtsalt. Ja vot seda aega ma tahaks nagu jäädvustada, pärast tulid loomulikult juba peod ja siis tulid lounge'id, klubid, suuremad, väiksemad klubid. Esimesed suuremad klubid olid loomulikult Hollywood ja Dekoltee meil, eks ju. Aga tegelikult seal mängiti ikkagi enamuses sellist, ma mõtlen siis pehmelt nagu raadiomuusikat minu jaoks, ütleme üldiselt. Seal mängiti seda raadiomuusikat ja sellist põrandalust muusikat, seda mängiti tegelikult ka Hollywoodis ja Dekoltees, aga väga vähesel määral, sellepärast, et see rahvas lihtsalt ei võtnud seda muusikat vasta. Ja Dekoltee ja Hollywood mõlemad üritasid. Body and Soul oli Hollywoodis väga edukas omal ajal, kui ma kuulsin lugusid nendest, kui ma olin New Yorgis, siis mulle räägiti Body and Soulist, räägiti Raul Saaremetsast Merest, Dave Stormi mainiti, Julva räägiti mulle Eesti DJ-dest ja siis Body and Soulist nagu kui sellisest peost. Ja see oli nagu minu jaoks väga põgena, ma elasin alati sellele kaasa, sest et mind nagu väga huvitas see klubindus maailma, underground muusika, siis ta oli nagu underground, nüüd on nagu ütleme võib-olla isegi mainstream, aga ikkagi paneme selle vana nime alla ilusti ja see on väga ilus ka tegelikult, sest see oli kõik, mis oli nagu underground, oli ikkagi tegelikult selle ajal oli inimeste omast taht, seal ei olnud, kõik see muusika algas inimeste oma, ei olnud rahastajaid, inimesed alustasid seda kodudest, täitsa juhuse läbi hakati tegema asju, mingi tehnika võeti kätte ja seda hakati tviikima igat pidi ja leiduti, kuidas plaate nagu saab luupima panna, inimesed aretasid ise põlve peal. Ja sellepärast oli ka underground ja see muidugi läks edasi ka erinevates muusikastiilis, see ei olnud nüüd house, et see on ka hip-hop ja samamoodi drum and bass on ju, techno loomulikult trance ja nii edasi. See on tegelikult variatsioone tohutult palju, nüüd tänapäeval see on tohutult arenenud ja see teema on mulle väga põnev olnud alati ja samamoodi nagu DJ-ndus või kuidas DJ-na, kuidas sa alustad karjääri, kus sul tulevad esimesed impulsid, kuidas sa leiad mingit heli ja kuidas see muudab sinu maailma niimoodi, et sa oled valmis ära unustama, et ma tahan seda teha, nagu oli minu puhul. Mul oli täiesti kinnis idee 3 aastat, ma nägin mõttelist ja elulist vaeva selleks, et saada oma tehnikat ja mida iganes, et saaks mängida plaatidega muusikat. Et see oli väga võimas, see oli väga, ja see on paljudel, ma näen, et inimesed, kes sellega tegelevad, neil on kõigil see sees olemas. Et seda ma nagu tahaks nagu rääkida, uurida lugusid, et mis lood olid, mis muusikased palad need olid, mida sa kuulsid, mis siiamaani sind kõnetab, et kui sa paned selle peale, siis sa lihtsalt nagu heldid või laulad või tantsid ja selle podcastiga samamoodi ma tahaks rääkida ka klubikultuurist. Kuigi see on Eesti underground, aga siit tuleb nii välja klubikultuur üldse kui selline, mis oli tantsimine sellel ajal. Et kuidas see põrandal dünaamika oli, kuidas inimesed läksid lihtsalt tantsima ja tõeliselt tantsima ja tantsimine oligi see põhieesmärk, mille pärast nagu mindi sinna. Et see tantsupõrand oli tantsimiseks ja see oli väga kena, see oli tõeline inimeste enese väljendamise koht, kes tahtsid kehaliselt ennast väljendada ja tunda rõõmu sellest. Ja seal ei olnud nagu
sellist, ma ei oska öelda, sellist teistsugust energiat, see oli ainult tantsimine, noh, et tänapäeval see nii muutunud, kes kokteiliklaasiga, kes telefoniga, kes niisama passib, mõned kutid üldse on sellised imelikud, seisavad siin naiste kõrvale ja proovivad külge lüüa sellisel ägedal moel tantsu, mida iganes on ju. See on nii muutunud, et see on nagu äge, tegelikult see on, noh, praegu vaatan kõrvalt tehniliselt ka, kuidas vinüülimängijatest me oleme nüüd jõudnud CDJ-leni, kus vahepeal olid CD-d ja nii edasi, eks ju. Igasugused muud formaadid, eks ju, naljakad formaadid, minidiskid ja noh, need olid CD-dega mängisime vahepeal ja siis tulid nüüd me oleme failiformaati läinud ja kuidas see on võimaldanud tegelikult muusikat presenteerida hoopis teistmoodi. Ja ma loodangi väga, et sellest kogu selle protsessi käigus, mis see podcast võib-olla välja toob, et me saame nii väga palju teada ka sellest üldse, sellest muusika kogumisest, kollektsioonist, mis see nagu tähendab üldse, et olla nagu selline tulehingeline kollektsionäär, et sa nagu vaatamata kõigele, et sul ei ole nagu finantses ikkagi kogud muusikat ja vaatamata kõigele, et sul võib-olla ei ole kõige kergem elus, sa ikkagi panustad millegisse ja tegeled millegiga, mis võib-olla selle rahaliselt nagu mitte kunagi tagasi võib-olla arvatavasti ei annagi. Et kui me räägime üldse DJ-dest ja DJ edukusest ja tegelikult kes siis, noh, see on selge pilt, et see on nagu täitsa eraldi teema ja ma võib-olla saan ka selle siin nagu välja tuua üldse ühesõnaga. Ma loodan, et me saame siin toredat aega veedetud oma saatekülalistega ja lihtsalt rääkida Eesti undergroundi ajaloost. Nii nagu ta välja kujunes, sest et igal inimesel on erinev kogemus ja väga paljud meist on väga edukad produusserid, tuntud DJ-d üle maailma, klubiomanikud, ütleme siin jah, raadiotegelased ja nii edasi, eks ju, plaadifirma omanikud ja nii edasi. Et seda ma veel ei tea, keda ma siia täpselt saan. Esialgu ma läbi oma nagu vanade tuttavate ja loodan, et see podcast saab olema midagi sellist toredat, harivat ja samas ka ajalugu jäädustavad, et me saaksime üheselt vaadata siis igaüks sellele nagu otsa mingis mõttes heas küljest. Ja nagu te olete ka näinud seal, ma olen teinud flaieritest mingisugused väiksed sellised klipid, ühesõnaga videolõigud, et pannud sinna muusika taha, lihtsalt seda flaieri kunsti, vaili kunstiga nagu esile tuua, mis tegelikult oli omal ajal täiesti tohutult määrav. See flaieri kunst, flaieri nagu püha, ütleks niimoodi, tõsine lendleht heas mõttes, et ja neid korjati ja nad olid igatepidi, iga peotegija nägi tohutult, iga peotegija nägi nagu tõeliselt vaeva, igatepidi kunstiliselt või šriftiliselt või välimuselt, et see oleks väheke erinev teistest ja see levitamine ja ühesõnaga. Ja siis selle video lõpetuseks või selle videolõigu lõpetuseks ma ootan teid tagasi siis järgmise episoodi juurde ja saame siis rännata koos ajas tagasi ja kuulata lugusid, mida on nendel ägedatel inimestel ja meestel ja naisterahvastel rääkida, kes panid kunagi neid imelisi muusikalisi seemneid inimestesse ja kuidas me kõik seda nautisime, kes kuskil ja samas ka need, kes me neid välja seda tegime, kuidas me saame ka seda jagada, kuidas me ise seda tundsime. Nii et soovin teile imelisi aegu ja järgmine nägemiseni.